Grow mudel on coaching'u meetod, mida on väga hea ja lihtne kasutada kas siis üksikisiku, meeskonna või organisatsiooni väljakutsetele lahenduste otsimisel. Grow mudeli nimi tuleb 4 ingliskeelsest sõnast ehk nende esimene tähtedest. G-täht tähendab siis inglise keeles goal ehk siis eesti keeles eesmärk. R on reality ehk reaalsus, O on opportunities ehk võimalused ja 2V on siis will ehk tahe. Esmalt vaadatakse seda, et millise eesmärgini soovitakse konkreetse väljakutse lahenduste otsimisel jõuda. Seejärel vaadatakse, milline on olemasolev olukord nii faktides kui ka inimeste käitumises. Pärast seda otsitakse võimalikke lahendusi, mille hulgas siis valitakse välja üks konkreetne ja viimases etapis ehk siis tahte juures vaadatakse, kui palju siis üksikisik ise või siis meeskond või organisatsioon on valmis panustama valitud lahenduse elluviimisesse. Mina isiklikult olen Grow meetodiga kokku puutunud viimased paar aastat ja ma arvan, et jättes kõrvale selle konteksti, et ma olen seda koolitustel kasutanud, on see olnud päris oluline abivahend mul endal isiklikult oma professionaalse ja ka nagu isikliku elu eesmärgistamisel. Ja iseenda näitel ma siis raiakski selle mudeli lahti. Esimene etapp on siis goals ehk eesmärk. Ja kui ma mõtlen tagasi siin 5-6 aasta tagusele ajale, siis minu sattumine noorsootöö valdkonda tööle oli üpriski juhuslik. Ma olin tol hetkel lõpetanud Tartu Ülikoolis riigiteadused. Ja kui ma olin tolle hetkeni arvanud, et ma tahan töötada rahvusvahelises organisatsioonis ja minna välismaale magistriõppesse, siis Euroopa noortesse tööle sattumise mõjul hakkasin mõtlema selle peale, et ma olen 17 aastat õppinud. Võib-olla oleks aeg oma praktilised oskused proovile panna ja jätta nagu õppimisvõimalused tulevikku. Ja tol hetkel ma tegin iseendaga nii-öelda lubaduse, et ma võin 5 aastat teha noorsootööd, anda nii-öelda ühiskonnale tagasi selle, mis ma kunagi ise nooremana saanud olen ja 5 aasta möödudes siis vaadata edasi, et kas siis nagu jätkata oma endise suunaga, mis olid riigiteadused ja rahvusvahelised suhted või siis minna edasi täiesti mingis uues valdkonnas ja uues teemas. Eelmise aasta keskpaigas sai 5 aastat täis ja mulle endale antud lubadus tuli taas meelde. Ja lisaks olin hakanud mõtlema ka selle peale, et viimased aasta-paar ma tegin noorsootöös ägedaid asju, nii noorsootöötajana kui ka noortevaldkonna koolitajana, kuid see mulle isiku arengu mõttes ei andnud väga palju. Ma tean, et ma lõin kindlasti nende erinevate projektide ja koolitustega väga suurt õpikogemust ja õpiväärtust nii nendele noortele noorsootöötajatele kui ka kõigile teistele, kes osalesid nendes projektides või koolitustel. Aga minu enda nagu areng oli seisma jäänud. Ja kui ma vaatasin veel suuremat pilti, et kuhu ma nagu üleüldse oma elu lõpuks tahan jõuda, ei tundunud sihuke ainult tööle keskendumine enam väga mõttekas. Ja lisaks hakkas lihtsalt igapäevaelus juhtuma asju, mis siis kogu aeg tuletas mulle meelde selle, et endale 5 aastat tagasi antud lubaduse. Ja nii ma nagu sain aru, et pean nii-öelda maha istuma ja mõtlema, et mis on mu järgmise 5 aasta eesmärk on ja kuidas see nagu ühtib minu üleüldiste elu eesmärkidega. Tol hetkel oli päris palju valikuid, mis ma ise enda jaoks kaardistasin. Üks valik oli see, et ma lõpetan töö organisatsioonis, mis oli mulle viimased 2 aastat väga südamelähedaseks muutunud, justkui teiseks perekonnaks saanud. Järgmine valik oli see, et pärast 5 aastat Valgamaal olekut ma kolin ka Valgamaalt ära. Järgmine valik pärast seda oli, et ma lõpetan täielikult noorsootöö ja noortevaldkonna koolitustega. Ja lisaks oli veel laua peal võimalus, et ma hakkan tegelema ettevõtlusega, mille peale ma tegelikult olin viimased aasta aega mõelnud. Ja viimased
3 kuud. Olengi ma teinud seda, et ma olen valinud mõnes mõttes nagu kõige riskantsema valiku, lõpetada nagu kõik asjad, mis kuni eelmise aasta lõpuni mind defineerisid inimesena ja pühenduda sellele, et kes ma olen ilma oma tööta. Ja kui nüüd tulla selle Grow mudeli juures selle 4. etapi juurde ehk siis tahe või inglise keeles will, siis sammud, mis ma nagu iseenda jaoks olen identifitseerinud ja ka tänaseks hetkeks ellu viinud, ongi see, et noorsootööga ma lõpetasin aasta alguses ära, samamoodi ka organisatsiooniga, millega ma seotud olin. Nüüd on viimased nädalad, kus ma tegelen noortevaldkonna koolitustega või viimane koolitus oli nädalavahetusel. Ma olen hakanud tegelema uue sotsiaalse ettevõttega, ma olen Valgamaalt ära kolinud ja ma olen isiklikus plaanis loobunud suhetest, mis hoidsid mind tagasi või ei andnud mulle võimaluse edasi areneda ning seeläbi loonud võimaluse uutele inimestele uuel viisil oma ellu tulla. See lugu, mida mina rääkisin sellele mudelile tuginedes, oli väga lihtne ja ülevaatlik. Tegelikult võtab Grow mudelil analüüsimine aega kuskil tund, poolteist või isegi 2, sellepärast et iga Grow etapi juures on veel eraldi hulk küsimusi, mis tuleks kas siis iseendalt, meeskonnalt või organisatsioonilt läbi küsida, selleks, et siis kaardistada võimalikult palju lahendusi ja jõuda siis ka ühe konkreetse lahendusvarianti valikuni ja selle suunas siis esimeste sammude tegemiseni.